Tere siit Brüsselist kolmapäeva õhtu, mis on toimunud selle nädala jooksul, üritan anda kiire ülevaate. Teen seda kolmapäeva õhtul sellepärast, et homme hommikul juba hakkan tagasi sõitma Tallinnasse, kell 10.30 väljuva lennuga Kopenhaagenisse ja sealt juba tagasi Eestisse. Sest homme ei ole lihtsalt mõistlik tulla viimase lennuga, et jõuda peale südaööd koju. Need paar päeva siin parlamendis on olnud üpriski toimekad ja kiired seetõttu, et hetkel veel praegugi on meil külas minu külalisgrupina meie erakonna fraktsiooni liikmed Riigikogust, erakonna juhatuse liikmed ja ringkondade juhid. Teatavasti on võimalik siis iga aasta teatud hulk inimesi tuua siia külla ja Euroopa Parlamendi kulude eest. Ja sestap nüüd kolmas grupp, kes on mulle siia külla tulnud, on meie erakonna juhtkond ja Riigikogu liikmed, et ka neil oleks siis võimalik saada isiklikult kogemust ja seda infot, millega Euroopa Parlament tegeleb, kõikidest vigadest, halbadest külgedest kui ka võib-olla mõnest positiivsest aspektist. Ja need 2 päeva on olnud siin väga toimekad. Ma tean, et minu külalisgrupp on kohtunud nii Euroopa Komisjonis esindajatega, nad käisid parlamendis siin, tegime ringtuuri, tegime ülevaated. Nad käisid kohtumas ka Eesti alalise esindajaga Eesti saatkonnas, et vahetada informatsiooni. Seetõttu ma usun, et see oli neile kasulik visiit siia tulla ja nüüd täna õhtuse viimase lennuga tulevad tagasi ka Eestisse. Samuti on olnud paar teemad siin aktuaalsed, eelkõige minu jaoks. Esmaspäeval ma siis algatasin resolutsiooni koostamise, mis kutsuks üles Euroopa Parlamenti toetama Ameerika Ühendriikide rahuplaani Lähis-Idas ehk Iisraeli ja Palestiina konflikti lahendamiseks ja 2 riigi poliitika edasiviimiseks. Paraku on tõsi ju see, et Euroopa Parlamendis väga paljud poliitikud on permanentsed ameeriklaste vihkajad, samal ajal kui mina võtan asja natukene ratsionaalsemalt ja pragmaatilisemalt, et kaitsekoostöös, julgeolekuvaldkonnas ja reaalpoliitikas on Ameerika Ühendriigid meile väga tugev liitlane, hea partner. Seetõttu, et survestada ka Euroopa Parlamendi koosseisu, pigem hoidma häid suhteid meie liitlastega, siis selline resolutsioon oli ka minu ideeks ja algatuseks. Selle koostas üks väga tubli ametnik, kes töötab meie ehk siis Eesti delegatsiooni heaks väliskomisjonis ja saatsin kirja siis kogu parlamendi liikmete listi, et koguda kaastoetusallkirju ja täna õhtul siis sai see resolutsioon ka esitatud veel lisaks 27 toetusallkirjaga erinevatest poliitgruppidest. Väga tugev toetus tuli meie poliitgrupis näiteks itaallastelt, tuli ka sakslastelt, rääkimata soomlastest, taanlasest. Seetõttu selline toetus antud rahuplaanile meie poliitgrupis on väga laiapindne ja tõesti toimiv ja rääkimata ka sellest, et ka teistest poliitgruppidest tuli sellele toetust. Kuidas see nüüd edasi läheb, selle resolutsiooni kulg, seda me hetkel ei tea, kuid vast nädala-2 jooksul on ka selle kohta rohkem infot. Teine väga huvitav asi, mis toimus viimaste päevade jooksul, oli see, et väga kuulus Läti parlamendisaadik Euroopa Parlamendis, Tatjana Ždanoka, kellest kindlasti väga paljud on ka kuulnud läbi Eesti meedia, eks tegemist on põhimõtteliselt endise kommunistiga, kes hääletas kunagi Läti iseseisvuse vastu 1990 või 1991 ja kes on töötanud siin väga selgelt Vene mõjuagendina, tõelise mõjuagendina, saatis mõned päevad tagasi kirja Euroopa Parlamendi liikmete üldlisti, kus ta palub toetusallkirju pöördumisele, millega tahab pöörduda Läti valitsuse ja kõikide ametkondade poole veel Lätis, et keelata ära üks kohutav üritus, mis toimub igal aastal 16. märtsil Riias, ehk üritus, kus Läti inimesed mälestavad neid sõdureid, kes teise maailmasõjas sõdisid punaste mõrvarite, tapjate ja vägistajate vastu, kes tulid idast. Paraku ajaloo keerdkäikude sunni olukorras pidid nad kandma samuti võõrast mundrit, nagu pidid ka palju teisi sõdurid kandma võõrast mundrit, kuid tol hetkel see oli möödapääsmatu, sest 40.–41. aastal Nõukogude Liit hävitas meie riikide iseseisva kaitsevõime ja juba 44. aastal järelikult ei olnudki eriti suurt valikut, millist mundrit selga panna või millist relva haarata, et võidelda vaenlase vastu. Ja selline mälestusüritus toimub igal aastal 16. märts Riias, ma olen ka seal osalenud mitmetel kordadel, seda on kajastunud ka Eesti meedia. Ja siis Tatjana Ždanovka nüüd üritab üles tõmmata tüli või konflikti, et kuidas toimub jõhker natsismi ülistamine Riia kesklinnas, mis minu arust on loomulikult väga kahepalgeline ja tülgastav, sest
need inimesed mälestavad vaid sõdureid, kes sõdisid kommunistide vastu, kelle sugused ka täna istuvad kahjuks Euroopa Parlamendis. Sellele reageerisid, ma nägin mitmed Läti parlamendisaadikud, kes siis paljastasid Ždanoka tegelikku palet, et milline tegelikult on, mis on tema reaalsed sammud olnud siis Venemaa mõjuagendina infooperatsioonide korraldustes. Ja minu ettepanek siis Läti saadikutele, mida ma nüüd lähengi kohe tagasi kontorisse kirjutama, on see, et näiteks Läti, Eesti ja ka Leedu saadikud võiksid koos teha siis pöördumise Euroopa Komisjonile ja sellele pöördumisele me palume Euroopa Parlamendi liikmetelt toetusallkirju samamoodi üldmeililistis, et keelustada igal aastal 9. mail toimuvad Punaarmee ülistusmarsid, kui need surematud polgud panevad oma auvahtkonda välja kas või näiteks pronkssõduri juurde, kes kannavad punasõdurite mundrit, lehvitavad punalippe, ehk siis otsesõnu sülitavad meie rahvaste peale, kes kannatasid okupantide ikke all ja terrori all. Seega, kui Ždanoka tahab ühtemoodi teha, siis tuleb vastu reageerida ja tegelikult mitte aktsepteerida ajaloo võltsimist, ümberkirjutamist ja selle tuleb väga kiiresti ja adekvaatselt anda vastulöök ja tuua tähelepanu alla see, mis toimub igal aastal 9. mail. Seega see on minu ettepanek Läti saadikutele, et nad koostaks sellise kirja. Mina olen igal juhul sellele kaasautor võin olla, ma võin seda toetada igati ja kindlasti üritan ka leida rohkem allakirjutanuid, kes selle kirjaga ühineksid. Lõppkokkuvõttes, egas midagi, üks väike asi veel. Praegu just tuli meelde, eelmise nädala reede öösel saatsin välja pressiteate, kus tõin välja uuringu tulemused, mis toimus detsembrikuus, kui ma tellisin Norstatilt uuringu avaliku arvamuse toetuse kohta Euroopa Liidu poliitikatele. Need tulemused on nüüd avalikud, see läks pressiteatena kogu meediasse välja, kuid paraku loomulikult Eesti meediat ja ajakirjandust ei huvita ei faktid, statistika, inimeste tegelik arvamus, mis on saadud väga kvalitatiivselt korraldatud uuringuga, vaid meediat huvitab see, kui vahel mõne kuu tagant tehakse uuring, et kui palju Eesti inimesi toetab Euroopa Liitu kuulumist. Siis tehakse suured uudised, mis on esilehekülgedele, et 75% toetab Euroopa Liitu kuulumist, kuid kui tuleb üks põhjalik uuring, kus uuritakse ka sisuküsimusi, et kui palju Eesti inimesi ei toeta ühtset migratsioonisüsteemi, kui palju Eesti inimesi ei toeta rahandus-, välis- ja julgeolekupoliitika suuremat loovutamist Euroopa Liidu alluvusse meie kätest äraandmist. Selle uuringuga me otsisime vastuseid, kui paljud Eesti inimesed on rahul Eesti esindajate tegevusega ja Eesti huvide kaitsmisega Euroopa Liidus, sest neid tulemusi ei kajastanud mitte ükski meediaväljaanne, välja arvatud Uued uudised, Objektiiv ja Postimees 10. järgu uudisena ja isegi seal pandi pealkirjaks, et üle poole Eesti inimestest usub Euroopa Liitu. Kuigi sisulised andmed küsitluses näitavad hoopis palju midagi muud, kuid loomulikult see ei ole populaarne, ma ei tea, kas keegi on andnud käsu kätte mitte kajastada ebasobivaid uudiseid, mis näitavad tegelikku arvamust, kuid paraku nii see on. Ja selle tõttu ma olen käivitanud ka suurema sotsiaalmeediakampaania praegu, et viia inimesteni rohkem neid uuringu tulemusi. Uuringuga on võimalik tutvuda täies mahus ja ka alla laadida fail, mille on analüüsinud Saarpoll minu kodulehel jaakmadisson.ee. See on samuti saadaval saarpoll.ee kodulehel ja loomulikult minu sotsiaalmeediakanalites ja järgmisest nädalast on ka 2-nädalane välikampaania mul toimumas Tallinnas, kus 2 väga suurel reklaampinnal Tallinna südalinnas on ühed uuringu tulemused ka tänaval suurelt nähtavad kõigile, ja ma loodan, et see ehk mingilgi määral kompenseerib meedia küündimatust, silmakirjalikust, kahepalgelisust ja me ikkagi hoolimata nende rumalusest ja väiklusest me viime need tulemused siiski Eesti inimesteni. Kuid tamas, eks see näitabki ajakirjanike taset või õigemini olematut taset ja loomulikult teatud tingimustel peab ka ajakirjanikele vastu astuma siis oma meetmetega ja tihti näiteks loobuma kas intervjuudest või mitte midagi kommenteerima neile, sest nemad ju ei ole huvitatud adekvaatsest informatsioonist, mis käsitleb väga selgelt poliitilisi küsimusi Euroopa Liidu teemal. Seniks aga jääme taas kohtumiseni. Järgmine nädal on juba Strasbourgis, kus toimub suur plenaaristung meil koos debattide ja hääletustega. Seega taas kohtumisi nädala pärast ja loodame, et nüüd tuleb ka talv, sest täna õhtuks lubati juba suuremat tormi Eestis, nii et kui ma homme jõuan Tallinnasse, siis loodetavasti on paks lumi maas. Hoidke ennast ja head veebruari algust!